Nii kallis kogudus. Rõõm on olla ja väga üllatav, mida Merka nüüd sooritas siin. Ja suur tänu kõigile palvete eest ja eile oli meil üks tore üritus, nii et oli Pärnus hooaja avamine. Ja ma arvan, et see rivi pikkus võis olla üle 4 kilomeetri või isegi ma ei tea, kui pikk ta oli igal juhul. Ka tohutud mootorratturid, mis olid eile Pärnu linnas. Ja meie klubi siis oli esindatud juba 6 liikmega. Nii et 6 liiget vestikandjad, kes me siis sõitsime selles rivis. Ja et pisut ka selle kaudu valgust tuua ja ma olen tänulik, et Janno ütles, et on tõesti erinevad motoklubid, kellega nüüd on võimalus ka suhelda. Just see, et sul on ka mootorratas. Nii et meil oli üks tore sõit ja Mirjam oli ka kaasas meiega, nii et meil üks oli võrrad, saime vihma, saime kõike, saime päikest, aga igal juhul oli üks tore aeg ja nautisime igat sekundit. Ja Janno on täna meie keskel, Janno on meie üks alaliige, kes tegelikult toetab meie kogudust finantsiliselt. Ja siis ma ütlesin, Janno, tule ikka kogudusse ka, et sa pead palka ka saama natuke, et kuuled jutust ka. Et Janno tuli õhtu meile veel, tegime sauna ja oli üks tore aeg. Aga selge, lähme siis Jumala sõna juurde ja nii nagu siin pealkiri ütleb, et Jumal testib meie usku. Ma natukene alustasin seda juba eelmine kord, et Jumal testib meie usku. Mirjam on jaganud teile, kuidas Jumal ka paneb meid proovile finantsiliselt. Ja üks mõte, et Jumal tahab, et meil läks hästi. Alati on Jumala plaan see, et meil läks hästi. Jumal ei taha, et meil läks halvasti kuidagi. See ei ole Jumala plaan, see on kuradi plaan. Aga Jumal tahab, et sul läks hästi. Aga selleks ta testib meid ja täna mõtleme ja räägime sellest. Ma ütlen, see on nüüd üks täiuslik kõne, et nii see kõik on. Kindlasti on sul asju, mis sa võib-olla, millega sa pole nõus. Kindlasti on asju, mida sa saaksid veel juurde liita siia. Aga emadele ma vaatan, et kohe ma alustan siukse looga, kui vana härra Simon, kes õnnistas siis Maarjat ja Jeesust ja Joosepit, kui nad siis ümberlõikamisel välja tulid kirikust. Ja Jumal andis märku Simonile, et ta ei sure enne, kui ta on näinud päästjat. Ja kui Jeesus väikse lapsena tuuakse kirikust välja, siis ta näeb ja ta õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale. Et seal oli mängus Jeesuse ema Maarja. Ja ta ütleb, et vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelise tähiseks, mille vastu räägitakse ja sinu endagi hinge läbistab mõõk. Ka ema, kes oli Jeesuse ema, ka tema usku testiti. Sealt lõikas Jumala sõna midagi läbi. Ta eraldas midagi. Jumal paneb meid proovile. Ta testib meie usku siis. Mõned ütlevad, katsub meie südant. Ta analüüsib, ta mõõdab. Mul meenub ikka, ma koristasin kuuri ja siis me leidsime, et seal oli üks mõõdulaud, mis oli üle meetri pika. Ja mäletan ühte kõnet, kui Mirjam jagas meile, kuidas Jumal mõõdab. Ja meie mõõdame selle 25 sentimeetri pikkusega, aga Jumala mõõdupuu on palju suurem. Kuidas meie anname ja kuidas tema annab. Aga siuke analüüs ja mõõtmine, ma ikka olen mõtlenud, et äkki Jumal annaks hea idee, kuidas leiutada usumeeter, et kuidas meie seda usku saaksime mõõta. Et kas meil on ikka parajat usku, et minna Jumala ette või ei ole. Siuke nali, aga meid testitakse ka, meie ihu testitakse. Mäletate kindlasti seda aega, koroona hirmsat aega, kui testiti läbi ninna torkamise, lükati ora sisse ja siis testiti, kas meil on siis oleme positiivsed või negatiivsed. Väga huvitav, jah. Aga samuti on ju algomeeter, mida inimesed kasutavad, et kas ta on siis see lõhnad juures, et ta ei tohiks sõita, igas asju, mida inimesed välja mõtlevad. No Merka teab kindlasti vereanalüüsi tehakse ja testitakse ja vaadatakse, mis sul viga on. Ja ta annab kas mingisuguse teate või informatsiooni, et me testitakse, meie ihu testitakse, meie hinge testitakse ja meie vaimu ja usku testitakse. Ma loen praegu hetkel, olen jõudnud oma piibli lugemisega Hiopi raamatusse ja ma mõtlesin, kuidas Hiopit testiti läbi olukordade. Üks periood sa kaotad kõik oma varanduse, oma lapsed, sa pead matma kõik oma lapsed. Ma arvan, et see ei ole kerge. Ma mäletan ka Leini, kes on täna hooldekodus, tema pidi matma kõik oma lapsed.
oma abikaasa, kõik oma lapsed. Ei ole kerge ja Lein, see ei ole niimoodi, et kohe lahkub. Aga Hiop ühe korraga ta kaotab kõik katastroofil. Ja mitte ainult lapsed, vaid ka oma vara. Ja mitte ka oma vara, vaid oma tervise. Ta oli täiesti ära nullitud tegelikult. Ja vahepeal võib selles hetkes tekib küsimus, miks Jumal sa niisuguseid asju teed? Aga Jumal teadis väga täpselt, mida ta tegi. Jumal on kõike teada. Ta teadis, et Hiop ei anna alla selles olukorras. Ja Hiop ütleb küllalt ka alguses, kui sõbrad tulevad kokku, naine on teda süüdistanud, sõbrad hakkavad süüdistama teda ja Hiop on nõutu ja küsib, sest Jumal ei ole ju nagu inimene, et tema saaksin vastata, et ühes koos saaksime kohut käia. Ei ole meie vahel vahemeest. Kui on olukorrad rasked, Vana Testamendil oli küllaltki raske, siis ei ole vahemeest. Ei ole see, kes nagu tooks teadmise, miks see juhtus. Uue Testamendi ajal meil armsad sõbrad palju kergem läbida niisuguseid raskusi ja kannatusi. Ja teate miks? Sest meil on vahemees. Ja Piibel rõhutab seda väga mitmes kohas. 1. Timoteuse 2.5, Heebrea kirjas 8.9, 9.15, ütleb Jeesus Kristus on meie vahemees. Kui meil on raskused, kui meil on olukorrad, meil on ees õigus minna Jeesus ette, kes on meie vahemees. Ja küsida. Ja see on see palvekamber, kuhu me suundume ja palume Jeesust, et aita mul selgita. Mõned head olukorrad võetakse meilt ära, teate milleks? Et parimat anda sulle. Et parimat vastu anda. Tihti me ei ole mõnikord heast nagu valmis loobuma, aga Jumal tahab anda meile parimat. Et Jumal testib, usu testimine ja eksamineerimine või läbikatsumine, analüüsimine, see käib kogu aeg. Mind on pandud proovile väga erinevatel viisil, läbi erinevate olukordade. Ja ma kogen, et Jumal testib mind. Ja Jumalal on üks põhjus ka testimisega. Ma hakkan varsti neid põhjuseid välja tooma, miks Jumal testib meid. Ja see minu võib-olla üks 33 aasta kogemus, mida ma olen kogenud ja ma ei taha ka midagi jätta salajasse, vaid ma annangi seda kogudusele edasi, et teil on kergem seda analüüsida pärast. Sest mina pidin 33 aastat usklikuna nüüd läbi käima, et jõuda sinna maani. Mõnikord mul meeldib alati, kui need vanemad härrad räägivad, et ma olen 50 aastat õppinud, näed, et nüüd ma sain selle nägemuse ja nüüd sinul ei ole midagi, sina saad kätte selle kohe. Sul ei ole vaja nii kaua olla, sa saad kohe kätte selle. Ja selge see on, tihti on meie ees on olukordi, kus me peame lihtsalt asjad jätma Jumala hooleks. Meil ei ole lihtsalt selgitust, meil ei ole vastuseid, me lihtsalt jätame asjad Jumala hoolde. Jumal, sina tead. Minu elus on täpselt samuti olnud ka olukord, kus ma pean jätma asjad lihtsalt Jumala hoolde. Ma ei tea, miks. Aga mul on igavikus aega küsida küll Jumala käest. Meil kõigil on aega lõpus küsida. Mäletan väiksena, ma ei tahtnud Eesti riigis olla, sest see on Eesti riik, see oli okupatsiooniriik. Ma tahtsin vabas maas olla. Aga mida ma usun kindlasti, et koos Jumalaga me tuleme välja igast olukorrast. Koos Jumalaga me tuleme välja igast olukorrast. Aga kui need raskused ja need katsumused tulevad meie ellu, siis mida see annab meile? Ja tegelikult need on mõnikord väga head. Öeldakse, et kurat on ka tegelikult üks riist Jumala käes. Et tema aitab ka seda testimisel kaasa, aga tegelikult see testimine annab meile väga palju. Ja üks asi, mille juurde ma siis täna tulen, tegelikult siin mitmed asjad, mille juurde ma arvan, et igast asjast tuleb ka üks jutlus. See on üks seeria jutlus, aga sellest on nii palju ja palju rääkida. Mis tekib, kui me oleme läbi testimise läbi käinud? Ma mõtlen, Merka rääkis siin palvekoosolekul, on täna küllaltki raske periood tulemas, eksamid ja kindlasti ka kogudus palvetage Merka pärast, et ta läheks läbi sellest olukorrast, et need tulevad küllaltki kiiresti ta kätte, need eksamid ja puha. Ja ta ütleb ka, ma ei tea, mis teha, et me palvetasime, et üleloomulik jõud ja tarkus tuleks tema sisse. Aga kui sa lähed sellest läbi, Merka rääkis, et pärast seda on tal puhkus. Ja ma arvan,
me võime kogeda koos sinuga midagi head ja imelist, mida Jumal teeb. Ja ma tahaksin ka julgustada teid kirjakohaga, mis tekib, kui me oleme testitud, tekib usaldus Jumala vastu. Ja see nagu tõuseb hoopis kohe teisele lainele. Vau. Ja kui tulevad sellised nõrgemad olukorrad, neid on juba kerge ületada. Ja mida raskemad olukorrad, sa lähed nendest läbi ja läbi, lõpuks ongi niimoodi, et kõik rasked olukorrad on nagu läbitud. Ja sa vaatadki niisugused asjad, see on mööduv, see lõpeb ära. Ühel hetkel on see, aga varsti teda ei ole. Ja ma tänan Jumal, kelle peale ma võin loota. Mul on üks vahemees, kelle peale ma võin loota. Nii et tekib tugevam usaldus Jumala vastu. Üks kirjakoht, mida ma tahaksin lugeda, sul on Mattius 19 ja 26, ütleb Jeesus järgmised sõnad. Inimeste käes on see võimatu, aga kõik on võimalik Jumala käes. Ja kui dikteerida nüüd veidike piiskop Märt Väi, mis on kõik? Kas te võiksite öelda, mis on kõik? Kõik on kõik. Ja ma tean, Lootuse külavennad kinkisid Märdile särgi, kus oli kirjutatud kõik on kõik. Kõik on võimalik Jumala käes. Ja me peame nagu võtma selle oma südamesse ja pähe tuupima, et kõik on võimalik. Minu jaoks on võimatu ja tegelikult see olukord tuleb välja seal, kus see rikas mees tuli Jeesuse juurde ja ütles, mida ma peaksin tegema, et saada Jumala poolt õnnistatud, et saada taevasse. Ja Jeesus ütleb muidugi seal karmid sõnad, et müü kõik ära ja järgi mind. Ja noormees muidugi jäi nukraks ja läks minema ja julgenud seda asja teha. Ja pärast seda tulevad jüngrid pommitama küsimusega, et kes siis saab taevasse? Sest see noormees oli küllaltki väga usklik. Ta pidas käske ja austas vanemaid, aga üks karm küsimus tuli ja seda ta ei suutnud pidada. Ja pärast seda jüngrid küsisid, aga kes siis saab? Ja Jeesus ütleb, jah, inimesel on see võimatu, aga see ei ole võimatu Jumala juures. See ei ole võimatu Jumala juures. Jumala juures on kõik võimalik. Nii et mina toetun ka Jumala peale. Minu jaoks on paljud asjad võimatud, aga mitte Jumalale. Esimese, Joosua 1.8, me tuupisime pähe seda piibli koolis. Kuna see on sul kordamine, kuna see on sul edu, siis kui sa talletad selle käsuõpetusraamatu oma südamesse, kui sa uurid seda ööd ja päevad, kui sa mõtiskled selle üle. Meil oli Jannoga ka eile õhtu saunas, kuskil pea südaööni rääkisime Jumala sõnast ja see oli nagu väga tervendav ja niisugune ülesehitav. Ja me jätkasime hommiku jälle seda loengut. Me uurime Jumala sõna, otsime seda tõde, mis on see tõde Kristuses. Ja kui mõtled, muidugi on erinevaid küsimusi, millel ei ole ka vastuseid. Ja küll Jumal annab need vastused ka ühel hetkel. Aga tore nagu uurida Jumala sõna. Sest seal on, ta on normaalsuse inimese käsiraamat. See raamat, mis räägib, kuidas olla normaalne. Nick Campbell, kes on alfakursuse üks suuri tegija, ta ütleski, kui ma esimest korda hakkasin lugema Jumala sõna, ma hakkasin kogema, et kuule, ma olen normaalne. Väga huvitav mõte. Ma olen normaalne. Aga mida siis veel? Siuke kiitus, kus Taavet ütleb laulud 95. Ütleb, tulgem ja hõisakem, üütkem rõõmuga oma pääste kalju poole. Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiitust lauludega. Sest issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Tema käes on maa sügavused, tema päralt on mägede tipud. Tema on andnud meri, sest tema on selle teinud ja tema käed on valmistanud kuivamaa. Tulgem, kummardagem ja põlvitagem ja heitkem maha issand oma looja palge ette. Sest miks? Sest kõik on võimalik sellele, kes usub. Sellepärast austan mina Jumalat. Sellepärast me kiidame Jumalat, sest kõik on võimalik tema jaoks. Ja sellega tekib suurem usaldus Jumala vastu. Nii et testimine suurendab usaldust Jumala vastu. Väike põige siit
oli see vahel, aga mul tehakse ju rasedustesti ka. Olete kuulnud seda vist? Ja kaks sõbrannast saavad kokku ja üks ütles, ma tegin rasedustesti ja teine ütleb, kuidas siis olid siis rasked küsimused. Kuidas siis testitakse. Aga teiseks, mida me siis veel näeme, mis testimine annab meile? See on nagu üks treening, ma arvan, kus Jumal treenib meie usku. Ja aga kui me oleme nagu nendest olukordadest ja asjadest läbi läinud, mida siis annab? Me näeme suuremat Jumala väge. Me näeme tõelist väelist Jumalat. Jumal, kes on loonud taeva ja maa, see sama Jumal elab meie sees. See suur Jumal, kes on pannud selle korratusele korra, siis küsi, mis on võimatud siin? Ja ma saan näha Jumala väge. Kui ma mõtlen selle apostlitegude raamatu peale Peetrus, kes algas Kristuse väikse tüdruku ees. Hiljem, kui pühavaim tuli, ta tõstis oma hääle ja sõna räägib, et 3000 meest tuli usku selle sama jutluse peale. Ta tegelikult paljud ütlesid, kuidas see maamats tunneb kirja, on öeldud. Kuidas selline inimene tunneb veel meie kirja, aga Jumala vägi oli tema peal. Ja vägi sai ilmsiks. 3000 inimest tuli usku. Ja ma usun, et me saame veel enam kogeda Jumala väge selles koguduses, selles linnas, selles paigas, Eestimaal, mootorratturite hulgas, vanglas. Ma saan kogema suuremat Jumala väge, sest ma loodan issanda peale. Jah, ma tean, kui paljud ei mäleta seda perioodi 33 aastat tagasi, võib-olla kultuurimas 2 inimesele kuulutasin Jumala sõna. Esimene kuulutus oli Abja koolimaja aulas ja ma mõtlesin, ja mul oli hirm, kuhu rahvas ära mahutada. Juba hakkasin küsima, kas ma sööklasse saaksin sisse lisatoole juurde tuua. Aga juhtus, et 2 vanad inimest tulid ainult ja rohkem ei tundki kedagi. Ma olin küllaltki löödud sellest, kuidas ma mõtlesin kohe ärkamise peale, et tohutu rahvamass tuleb kokku, aga pole midagi, kui see üks päev tuleb. Küll ma seda väge näen, sest ma usaldan Jumalat. Ta testib mind ja viibki läbi olukordade. Mida sa teed? Kas annad alla siis? Kui sa ei saa seda näha kohe. Ma ei anna alla. Ma liigun edasi Jumalaga koos. Ja tänasel päeval vaadata koguduse üle, ma vaatan, kui palju on juba 2 inimesest on rohkem saanud. Ja siin on töötegijad juba, mitte enam kuulajad, siin on töötegijad selles koguduses. Ja see mõju ei ole mitte lihtsalt olnud siin Abjas, see mõju on läinud kaugemale. See mõju on läinud Allistesse, Viljandi linna, tegelikult see mõju on veel kaugemale läinud. Ma olen saanud kuulutatud vanglatesse inimestele, olen saanud üle Eesti käia, üle maailma käia. Ühel hetkel ma vaatasin Kanadas, et maailm on väikseks jäänud. Huvitav tunne. Sa oled 40 000 läbi selle lennanud ja sa hakkad mõtlema, et huvitav. See maa väikseks jäänud. Ja lõpus ta siia väiksesse Eestisse ja mõtleb, vau, kui pisikene Eesti on veel selle kõrval. Aga kui palju see on avardanud minu südant ja avardanud minu meeli ja kõike. Ja sellepärast ma saan piiskop Märtist täitsa aru, kui ta tuleb ja mõni ütleb, seda asja küll ei saa teha, seda on nii raske. Märtis, ei. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja asi peab tehtud saama. Tema loosung on alati, asi peab tehtud saama. Teda ei huvita, kas seal on mingi bürokraatia või midagi. Asi peab tehtud saama. Ja ta paneb kohe. See on nagu väga huvitav, kuidas tema liigub. Aga tema mõtte ja see on palju avaramad. Ta vaatab palju kaugemale. Aga koos Jumalaga me näeme suuremat väge. Ja ta testib meid läbi olukordade. Ma tean, eks me olime Kanadas Märdiga ja Märt ütles, et Lootusküla vend ütles, et me ei saagi enam suvelaagrit seal teha vist, et üks asi pantaks kinni, teine asi ja Märt, mis juttu nad ajavad seal? Mis juttu nad ajavad seal? Ja tuleb siia ja paneb nagu lintraktor tööle asjad. Ja inimesed näevad, kõik on võimalik Jumalale. Nad näevad, kuidas Jumala vägi hakkab liikuma. Ja nii põnevaks läheb see aeg. Ma juba tunnen ka põnevust selles suhtes.
et läbi testimise me näeme Jumala väge. Kolmandaks, tore lugu oli, ma ei tea, kus sa võtsid, kas mingist luulekogust selle armastusest või ise mõtlesid, vau, aplaus. Ja, väga ilus, väga ilus. Aga me kogeme enam Jumala armastust, kui meid testitakse. Rooma kiri 5. peatükk ja 5. salm ütleb, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Ja ta räägib ka sellest loos kannatustest ja kõigest. Aga ta ütleb, Jumala armastus on valatud meie südamesse. Ja kui me oleme nendes raskustes ja kannatustes, siis me kogeme, kuidas Jumal meid armastab. Sest tal on plaan meiega, tal on plaan läbi viia meid läbi raskuste, läbi olukordade. Nii et koos Jumalaga me kogeme enam armastust. Ja küll on, ma mõtlen inimeste peale, kes ei usu Jumalas, küll on raske võidelda, kui sa oled ikka kannatustes. Kui sul ei ole vahemeest, kui sul ei ole, kelle poole pöörduda, sa pead kuidagi ise hakkama saama sellega kõigega. Väga raske. Ja mul on nagu mõnikord mõtlen, miks nad nagu hoiavad tagasi ennast? Miks nad ei tule Jumala juurde? Miks nad ei anna need Jumalale asjad üle? Palju lihtsam oleks elada. Sest nad kogevad Jumala armastust. Me kogeme, kuidas Jumal armastab. Ta säästnud oma poegagi meie pärast. Ta andis kõik selleks, et sa kogeksid tema armastust. Nii, aga lähme edasi. Läbi raskuste, läbi olukordade, läbi erinevate situatsioonide saab usuelu puhtamaks. Ma ei tea, kas on õieti kirjutatud või? Ei ole või? Sorry. See on nüüd läinud ja natuke mingi murdesse. Ja, aga eesti keeles siis usuelu saab puhtamaks. Usuelu saab puhtamaks. See puhastab, olukorrad puhastavad. Ma olen kuulnud ja kindlasti meeldi kellelegi sõjad, tapmised, hävitamised. Aga üks asi, mida see teeb, see puhastab riiki. Teatud bürokraatiad kaovad, hakatakse uusi bürokraatias ehitama, aga see hakkab algusest peale. Teatud mõttes see on teatud puhastus, see on karm sõna. Kui mõnikord on bürokraatia läinud nii, et inimesi ahistatakse ja orjastatakse, kui tekib sõda, siis tekib jälle mingi väike hingamise protsess, kuni hakkab jälle kasvama see bürokraatia. Aga usuelu saab ka puhtamaks läbi raskuste, läbi olukordade. Mõnikord meil ei olegi vaja puhastada, kõik on hästi. Miks me peaksime puhastama, kõik läheb toredasti. Aga just kannatused toovadki need asjad esile, et me saaksime puhtamaks oma usu poolelt. Johannese kiri, kus Jeesus räägib viljapuust, viinapuust, ta ütleb, et iga oks minu küljes, mis ei kanna vilja. Mis ta teeb sellega? Kas keegi teab? Lõikab ära. Aga iga ühte, mis kannab vilja, mida ta teeb? Ta puhastab. Et see kannaks rohkem vilja. Õpetussõnad 25.4 ütleb, eralda räbu hõbedast. Ise inimene ei taha seda eraldada. Siis tulevad ka olukorrad, et eraldada see räbu hõbedast. Ja mis ta ütleb? Et siis tuleb riist, sellest riist hõbesepa käest. Eralda räbu hõbedast, siis tuleb sellest riist hõbesepa käest. Raskused, kannatused, kõik, mis tulevad meie ellu, kui me loodame Jumala peale, Jumala väele, Jumala armastusele, siis see tuleb tagasi suure lõikusena. Isegi väga rasketes olukordades ma olen kuulnud lugusi küll või olen lugenud mõnda raamatutki, kus inimesi, kui läkitati Siberisse ja kui nad jäid ususse, kuidas nad talusid neid kannatusi. Neid oli lihtsam taluda kui inimene, kes ei uskunud Jumalasse.
kuidas tehti jää sulatatud veega, leiva murdmist ja kartulikoorega. Aga nad ei usku. Usk puhastab. Ja testimine on üks usuelu puhastamine. Olete minuga nõus siiamaani, ma ei tea, kas mõned noogutavad või? Aamen! Okei. Nii, see küllaltki võõras minu jaoks suruda sind aamen ütlema, aga ma usun, et sa nõustud sellega, et mida testimine teeb. Aga mul on veel mõned asjad. See on õiges eesti keeles. Me kasvame. Me suudame rohkem taluda. Me kasvame kannatlikkuses. Me suudame vastu pidada rohkem ja rohkem. Ja huvitav ongi mõnikord need katsumused huvitavad, et nagu rohkem Kristuse, need tundub, et lähevad veel nagu mõnikord olukorrad veel raskemaks. Merke ütles, ärge andke alla, kui te palute, kui olukorrad muutuvad hoopis teistsuguseks sinu jaoks. Sa paletad, et abikaasa jooks, aga hakkab paletama, hakkab veel rohkem jooma. Mis sa teed siis? Jätkad palvetamist. Ja Jumal toob erinevad olukordi, erinevad situatsioone, kus see saab läbi murtud. Sa lähed sellest läbi. Me kasvame kannatlikkuses, me ei anna alla üheski olukorras. Nagu ma ütlesin, et see esimese punkti juures, et meil tekib sügavam või suurem usaldus Jumala vastu. Me kasvame kannatlikkuses. Me vajame kannatlikkust. Mina vajan väga kannatlikkust, ma olen väga kärsitu inimene. Mirjam ikka ütleb, sa põrkad nagu pall siin, et seisa paigal. Siit ja sealt nagu liigud, aga ma vajan ka kannatlikkust. Ja kõike seda, mis on siin kirjas olen pannud, see on minu elu. Ma vajan seda kõike, mis seal on. Ja ma kogen seda, mida Jumal teeb minu elus. Ja ta testib ja proovib mind tegelikult iga aasta, iga päev. Mida ma oma usuga siis teen? Kas ma olen valmis minema koos temaga või ütlen, et sorry, jätame selle niimoodi. Aga Jumal ei pahandu, kui ma jätangi selle niimoodi. Jumal on selline armas, ta ei pahandu ka siis, kui me jätame. Aga kahju on see, me ei kasuta seda võimalust ära, mida Jumal meile annab. Ja need olukorrad ongi selleks, et sa anda sul parim võimalus. Ma mõtlen oma elu peal ikka, kui need asjad läksid siin masu tekkis ja ma olin vanem praostina teenis ja 8 aastat juba kirikus ja 8 aastat kirika maksab palka, sul on liisitud autopuha ja korraga kõik kaob. Sa pead auto tagasi andma liisingufirmale, su palk kaob ära, sa pead minema töötukassasse, otsima omale võimalust, kuidas elada. Milleks seda kõike vaja on? Aga selleks, et sa saaksid uue elukutse, et sa saaksid korstnapühkijaks. Vaat kui tore lugu. Iga aasta külasta 600 peret, mõnega saad jagada Jumalast, mõni võib-olla ei kuule, aga sul on tore, sa saad aidata inimesi. Ja kõige toredam on see, sa saad sellest ka palka. See on nagu kunagi, mulle meeldis see vanglatöö, Viljandi vanglatöö, et mängisin poistega korvpalli ja kitarri ja riik maksis. Tore. Riik maksis. Aga Jumal tahtis midagi parimat mulle anda. See oli hea elu, mis oli, aga Jumal tahtis sellest, ta tõi need olukorrad minu ellu, et testida, et anda mulle parimat. Ja selle suhtes ma ei hakanud midagi, see kirik on paha ja puha, mis ta mulle on teinud, ma ei tahtnud selle alamisega hakata pihta. Jumal on andnud väljapääsu. Ja kui palju ma olen kuulnud inimesi, kes on kaotanud oma töö või koondatud ja ütlevad, et tänu Jumal, nad ei ütle tänu Jumal, kui ma maailma saateid on ütelnud, aga see pani mind mõtlema, see pani mind teisi valikuid tegema elus. Ja kui nad on nendes teistes valikutes, küll ma olen õnnelik inimene. Aga on vaja ühte raske momenti mõnikord inimestelt läbi käia. Et see meid testiks, see tooks esile need head asjad meie elus. Sest Jumal tahab sulle ju parimat. Jumal tahab, et sul läheks hästi.
Amen. Nii et me vajame kannatlikkust, me vajame selles elus kannatlikkust. Siin on erinevad otsused, mida ka riigi poolt tehakse ja meile ei meeldi need, aga me vajame kannatlikkust selles olukorras, mida iganes. Need võivad erinevad situatsioonid tulla, mida iganes, aga me vajame kannatlikkust läbi minna selles. Ja see on see, et olukorrad testivad meid. Et varsti hakkame medalid jaotama, kannatlikkuse medaleid siin, kes esikoht ja kes teine koht. Aga mis siis veel? Läbi katsutud usk annab võitja kogemuse. See mul meeldib. Kas sulle meeldib? Kui sa oled läbi läinud, teate, kui hea oli tulla koju Kanadast? Jah. 6 kuud ja ühel hetkel sa oled lennukis ja tead, ma lendan Tallinnasse. Palju ta moosis mind või? No ikka moosi. ja no muidugi seal ütles küll see direktor ka, et kuldal, mida ma peaksin tegema, et sa veel jääksid. Ja ma andsin ta lause vastuse, et ära tee midagi. Ja oli aeg, kus ma läksin sinna parimat otsima. Mitte, ma läksin selle suhtes, et Jumal pani selle südamesse ja ütles, et ta lihtsalt testis mind. Et kas ta tahab parimat kogeda. Ja minu jaoks parim on see, et ma lähen kuskilt raha teenima või raha saama, ma läksin sinna andma. Ja ma andsingi ära selle, mida ma olin teeninud. Ma olin tänulik, sest see oli ka, mida Jumal pani mu sisse, et anna tagasi seda, mida sina ise oled saanud. Ja ma läksin sinna andma. Ma ei läinud sinna midagi saama. Töötasin vabatahtlikult ja selle eest ma sain süüa ja sain elamise. Ja no need on, nagu ma ütlen, kui Jumal hakkab midagi tegema, siis ta lihtsalt teeb midagi väga head su elus. Ja ma ütlen, need olid parimad asjad, mida Jumal tegi, aga ühel hetkel ma tundsin, et nüüd on aeg tagasi tulla. See on ammendunud. Ja mõni ütles, kas sa lähed tagasi, ma ei pea tagasi minema enam, sest seal on juba töötegijad olemas. Tollel hetkel, kui ma läksin, siis oli puudus töötegijatest ja oli just mind vaja sinna. Õigel ajal, õiges kohas. Aga see oli üks test. Ja ma kogesin, et see oli selleks, et midagi kasvatada minu sees. Ei olnud kerge, ma vajasin kõike tegelikult, kannatlikkust ja kõike, mida seal on, et seda usaldust Jumala vastu ma ei tulnud keelt, mida iganes ma olen sellest rääkinud, aga ma kogesin, Jumal testis, aga kui ma selle ära tegin ja koju tulin, milline võidutunne. Ma kogesin siin esimest korda, kui ma käisin kas või Tartu maratoni, kui sa tuled, igaüks saab medali kaela või Viljandi järve jooksus, seekord ma küll ei läinud, aga ma olen 12 aastat järjest teinud seda ja olen alati, ma pole medalist ilma jäänud. See on huvitav. Ikka olen medali saanud. Aga see kannatus, millest oled läbi käinud, no Merka võib täna rääkida sellest võib-olla sellest Viljandi järve jooksust ja sellest kannatustest, sellest lögasest põllust, mis jalajäljet või jalad kinni võtab ja kes see üks käekina Miremika või kes sugulane rääkis, et see viimased kilomeetrid, kus sa jooksed seda pikka sirgemööda asfalti, et kuidas Moskvitsi kered lähevad aina pikemaks ja pikemaks, nüüd ei lõppegi ära, et vaatad, et autokered lähevad pikemaks ja pikemaks. Aga kui sa oled läbi käinud ja seda antakse medal kaela ja antakse veepudel kätte ja mida iganes sa sealt veel saad nänni ja küll on see tore tunne, võitja tunne. Tiidek käis ju paar aastat tagasi siin meestega rääkida. Ja, Tiidek käis ja see aasta ta võitis Viljandi järve jooksu. Mingi 3 aastat tagasi. Ja ma arvan, et 1 aasta ta peaks tulema jälle kindlasti, et kutsuma. Nii et, aga Piibel siis ütleb ka ilmutusraamatus 7 erinevale kogudusele, mida ta ütleb, et esimese koguduse ütleb, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudusele, võitjale ei tee teine surm mingit kahju. Võitjale ma annan elukrooni, võitjale ma annan uue nime ja ta ütleb, mida võitja saab. Ja kui olemegi kannatustes, raskustes, hea mõelda, aga üks hetk tuleb see võit. Üks hetk on see eksam tehtud, Merka. Üks hetk ma viskan lihtsalt jalad varna ja lihtsalt naudin seda elu, mida Jumal teeb minu elus. Üks hetk on see olukord lahendatud. Üks hetk on see probleem kadunud. Üks hetk ma võin tunda ennast võitjana selles elus. Küll on lahe. Ja see võitja tunne on väga lahe tunne ja me peaksime õppima seda tundma, et Jumal tahab anda su võitu, sest Jumal tahab, et sul läks hästi.
Jumal ei taha, et sa oled kuskil kaotuse valus ainult mõtled, et ainult alad. Tõsta silmad üles. Tõsta silmad Jumala peale, sest Jumal tahab sind võitjaks teha. Et sa kogeksid seda enda sees. Nii et võitja saab väga erilise autasu. Ja me teame, et kui me oleme Kristuse ette, kui me oleme uskunud Kristust, me oleme võitjad. Me kõik oleme võitjad. Me läheme taevasse ja et kõik autasud, mida ilmutuse raamat on meile pannud, need kõik ootavad meid seal. Ja see on üks võidujooks, mida me maa peal jookseme. See ei ole kerge alati. Ja ma ütlen, et kõige minu jaoks kõige hullem oli lihatreening oli just see Tartu maraton, kus üks inimene ka suri. Et see oli ikka päris raske. Aga kui sa lähed läbi, sa oled võitja. Ja see on nagu üks elujooks. Sa lähed läbi raskuste, läbi olukordadega üks hetk ma lähen isa juurde. Ja mul on kõik need auhinnad seal ootamas. Õhtutoit on valmis pandud. Nii, aga mõni asi on veel jäänud veel ja ma jagan ka sellest ära nii, et mis tekib siis, kui me oleme läbi testitud, läbi olukordade läinud. Ta tekitab minus kindlustunde Jumala vastu ja tekib otsustusvõime selles olukorras, mida teha. Sest Jumala sõna ütleb, kui kartus hakkab meeldima sulle, Jumala kartus, siis ta ütleb, et su otsustusvõime valvab su üle ja arukus kaitseb sind. Testimisel meil tuleb otsustada. Testimisel tuleb meil valida. Kui tulevad need rasked testimised ja kui Jumala kartus on meie sees, siis me oskame paremaid otsuseid teha. Kui Jumal testis mind läbi olukorda, kui ma kaotasin töö, siis ma sain aru, et ma tegin õige otsuse. Et läksin töötukassasse, küsisin nõu, küsisin abi ja sain. Ja ma ei tahtnud hakata leiba küsima, ma tahtsin õnge. Ma läksin kohe õnge järele, aga nii kerge ei olnud. Õnge eest pidi palju seminare läbi käima enne õnge saad. Aga kui õnge kätte saad, siis läheb elu lõbusaks. Aga ma tegin selle sees, selle raskuste sees õiged otsused, õiged valikud. Mõistus ei selgelt puhtaks, sest Jumal testis. Teadsin, et see on olukord, mis testib mind. Ja inimlikult nagu hingeliselt ma ei saanud aru, miks see minuga tehti. Aga vaimselt sain aru, see on uude olukorra minemine. Nii et Jumal testib, et sinus tekiks see õiged otsused sinu sisse. Tekiks kindlustunne Jumala vastu. Ma ei anna alla. Ja viimasena ma võtan. Sellest on lauldud laule. Väga palju räägitakse sellest. Soomes alustatakse selle sõnaga Jumala teenistust. Kas keegi teab, mis asi see on? Rauha. Ja siis huvitav, soomlased rõhutavad assi veel. Rauha. Rauha. Ja Jumala testimine loob meisse üleloomulikku rahu. Mina ei tea ka, ma olen tunnistusega kuulnud, et keegi küsib jälle, kuidas sa saad selles olukorras nii rahulik olla? Sa peaksid tõmblema siin või midagi tegema, kuidas sa saad nii rahulik olla? Aga see on, mida Jumala vaim minu sisse annab. See testimine, see olukord annabki Jumala rahu minu sisse. Ja see on üleloomulik, see ei ole lihtsalt sellest maailmast tuleb rahu. See on üleloomulik, mis tuleb püha vaimu kaudu. Ja laulusõnad Johannese 14:27, mida me oleme väga palju ka laulnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Ärgu ehmugu, ärgu mingu araks. Sest tema annab oma rahu meile. Ja kui nendes olukorras testimisel need probleemid su ellu tulevad, siis tea, et Jumal tahab midagi head teha sinu elus. Jumal tahab midagi parimat anda sinule. Ja see on niisugune hea tunne, kui ta testib, midagi head on tulemas. Tihti ka mõned olukorrad, meil on olnud ka elus niimoodi, et mõned olukorrad tulevad meie vahel, siis Jumal tahab midagi väga head anda meile. Ja kurat püüab seda iga hinnaga nagu lõhkuda.
torkida igasuguse olukordade sisse, et sa nagu mõtleks selle peale. Aga kui sa mõtled, ahaa, minu usaldus kasvab Jumala vastu, kui ma nendest läbi lähen, ma saan võitja kogemuse, ma saan tunda üleloomulikku rahu, ma saan kogeda, et Jumal on hea ja tema tahtmine on täiuslik. Ja teate, sõbrad, meil ei ole milleski puudus ja me käime koos Jumalaga, mitte millestki, sest Jumal varustab meid kõigega. Aga siis, kui tuleb ka see testimine sinu ellu, siis ära pea seda võõraks. Või miks see pidi minu ellu tulema? Sest ta tahab anda sulle paremat. Mõnikord on hea parima vastane. Me oleme liigalt nagu võib-olla jäänud selle heasse kinni. Ja mõnikord ongi vaja niisugust olukordi, mis rebiks meid lahti sellest heast, et anda parimat. Ma ei taha niisugust loomulikku elu elus. Ma ei taha niisugust rutiini või iga niisugust tavalist elu. Ma tahan niisugust elu, mis on täis niisugust väge, täis midagi. Ma ei ütle valesti, kui ma tahaksin näha ka imesi vägevaid tegusi, mida Jumal on tõotanud meile. Aga ta viib läbi mind teatud protsesside ja ma saan kindlasti seda nägema. Ma ei tahaks ainult seda näha, et inimeste peavalu läheb ära. Ma tahaksin näha seda, kuidas jäsemed otsa kasvavad. Ma tahaksin näha seda, kuidas inimesed surnust üles tõusevad. Kus võimatu saab võimalikuks. Kus Egonil oleks palju kirjutada. Aga sellega arvestades sõbrad, ma panen praegu punkti peale. Ma ütlen, et iga selle kirja kohast on võimalik teha jutlus. Kindlasti on sul võimalik juurde lisada sellele oma punkte, aga tea siis seda, et see läbi testimine või see, milles sa läbi lähed raskuste või olukordade, see annab midagi sinu elusse. Väga head, väga head. Sest Jumal tahab parimat, Jumal tahab, et sul hästi läheks. See on Jumala armastus, mis on valatud meie südamesse. Jumal tahab, et usaldustunne tekiks tema vastu. Igas olukorras. Mitte mõnes igas olukorras. Nii et see on Jumala imeline arm olla temaga ka. Ja see on imeline arm, et meil on ju vahemees. Me ei pea olema Hiopid, kes ütlevad, et meil ei ole vahemeest. Kes paneks käe minu ja tema peale, kes ütleks, mis lahendus. Täna meil vahemees olemas Jeesus Kristus. Ja ma toetungi temale. Aga tõuseme.